Tere ja tere tulemast webinarile, kuidas hoida inimene mängus, juhtimise ja õpetamise vaatenurk. Minu nimi on Epp Aadler, ma olen enesemeisterlikkuse coach, koolitaja ja mõtestaja. Ja mul on väga suur au ja rõõm jagada täna seda nii-öelda teemat oma vaatevinklist ja võib-olla see mõnes mõttes on ka selline, mitte mõnes mõttes, vaid täiesti otse on selline avapauk, kuna kogu terve selle sügise plaanin ma sellest rääkida ja kutsun ka teid osalema, kui teid kõnetab minu vaatenurk, kui tahate nii-öelda sellist kaasamõtlejat, siis teen sel sügisel loengusarja, kus täielikult jagan siis sellist inimest mängu jätvat lähenemist ja kuidas üldsegi siis õpperuumile, juhtimisruumile läheneda. Aga mis siis täna, millest ma siis täna räägin? Võib-olla kõik peab ikkagi, mõnes mõttes kõik ikka algab sellest, et kes ma olen, eks ole, ja mis ma teen ja võib-olla see on hästi tähtis selle teema juures, et kui me räägime õpetamisest ja juhtimisest, siis tihtipeale tekib küsimus, et miks nad koos on, sest klassikaliselt, traditsiooniliselt neid kokku ei panda, vähemalt mina. Ja võib-olla hästi tähtis taust on siin kõigile, eks see, et ma jagasin mingit tõde. Ma räägin täielikult oma praktikat, oma mudeldust, oma teooriat, et kuidas ma näen kogu seda oma praktikas ja mida ma siis olen nii-öelda, kuhu ma olen jõudnud oma viimase 25 aastaga oma katsetamise, praktiseerimise, õppimise, uurimisena. Nii et seetõttu on, pigem ma tahan pakkuda nagu kaasamõtlemist või mõtete andjat. Ma ei taha nimetada seda inspireerimiseks, sest inspireerimine toimub nii-öelda minus. Ja seetõttu nii-öelda lihtsalt soovin toetada sellist inimest hoidvat lähenemist ja siin on nüüd hästi tähtis, et minu jaoks on küsimus ei ole, et me nii-öelda peame hoidma seda, keda me juhime ilmtingimata või seda, keda me õpetame ainult, vaid minu jaoks on väga-väga oluline muuta siis see mõjutaja inimeseks. Sest tihtipeale see kuidagimoodi sellises õpilase kesksuses või töötaja kesksuses kipub jääma kuidagi teisejärguliseks või see on nii-öelda teise koolituse teema, see on teise teooria teema. Minu jaoks on lõpuks ikkagi üks inimene kõik ja kuidas ta siis erinevates rollides toimib. Ja mina olen samamoodi toiminud erinevates rollides. Ehk tegelikult ikkagi ma arvan, et see inimene on see, kes nii-öelda kannab siis seda keskset rolli. Ja mina olen toiminud väga paljudes erinevates olekutes, erinevates rollides, mis on teinud tihtipeale enese tutvustamise keeruliseks. Kuna minu jaoks ei ole nii-öelda see minu enesemääratlus on küll, mis ma teen keskne, aga mitte ametinimetuse keskne ehk väliselt valideeritud amet, et just nagu minu õpingud või minu praktika nii-öelda annab õiguse mulle olla mingisugune ekspert. Mis on selles mõttes, ma arvan, tänase teema kontekstis nagu oluline, sest ma arvan, et kuna ma tean, et ma ei ole ainus, keda ei rahulda nii-öelda see üks silt olemine, et juht olemine või coach olemine või õppijataja olemine, mina hakkan rabelema, eks ole. Mul on vaja saada olla palju ja ma arvan, et on nii seotud omavahel, nendel on erinevad funktsioonid ja nad on nii tohutult seotud ühes samas kohas. Ja siit tuleb ka edasi nii-öelda see juhtimise ja õpetamise kokkupanemine. Ma arvan, neid ei saa eraldada. Ja tihtipeale, kui ma töötan õpetajatega, siis ma näen, et õpetajate jõuetus tuleneb juhtimise kartmises ehk nad ei teadvusta ennast, et nad tegelikult on juhid selles olukorras ehk nad tegelikult on nii-öelda nii kõvad mõjutajad, mis tähendab, et nad võivadki taandada ennast, aga ma olen ju lihtsalt õpetaja. Ja see on see, kus ma juba tõstan käed püsti, et minust ei sõltu siin just nagu midagi, mina vahendan siin mingisugust informatsiooni, kus siis tuleb nii-öelda see asendatavus. Ja samamoodi on juhid, kes ei teadvusta seda, et nad on paratamatult mentorid, nad paratamatult on coach'id, nad paratamatult on juhid, mis tähendab, et nad ei võta vastutust selle inimese nagu mõju eest. Eks? Ja see on nagu, et kui ma võtan nagu need sõnad kokku nagu õpetamisega, et siis küsimus ei ole see, et mina tahan õpetada, aga see ei tähenda seda, et sina ei võta minu tehtavat õpetusena, kas siis võimaldava või takistavana. Ja seetõttu minu meelest on ainuõige neid nagu kokku panna ja võib-olla nagu see minu praktika näitab ikkagi, et teate, ikkagi ei ole vahet, et kui ma siin, see, mis ma täna jagan, et kuna
ma siin oma viimase paari aasta jooksul semiootika õpingute käigus olen nagu lahti mõtestanud kogu oma praktikat ja ma arvan, ma täna esimest korda sellisel kujul üldsegi jagan seda väljaspool kusagil teaduskonverentse, siis minu kogemuse järgi ei ole vahet, kas ma töötan tegelikult 10-aastase või ma töötan, ma ei tea, riigiasutuse tippjuhina, siis tegelikult nagu nende mured on samad, et loomulikult nende kontekst on erinev, nende teemad on erinevad, aga lõppkokkuvõttes see juhendamisstruktuur või see juhtimisstruktuur minu vaatest on tegelikult samasugune, sest lõpuks on ikkagi nii-öelda see inimene, kes siis kuidagimoodi on takistatud või see, kes õudselt kuidagi tahab toimetada. Mina olen lihtsalt teinud seda viimased rohkem kui 20 aastat nii-öelda iseseisvas vormis, siis ettevõtja vormis. Ja see on samamoodi, et kuna mul seda praktikut on palju, olen töötud sadade, kui mitte tuhandete gruppidega, kõikvõimalike inimestega ja nii, et seda uuringumaterjali on mul palju olnud ja sellist laborit on mul palju olnud, kus siis katsetada ja avastada, et kuidas seda kõike teha. Ja seda proovingi täna jagada siis täielikult, et mis see, kuidas ma näen seda inimese mängu jätmise teemat. Ja võib-olla loomulikult siin see taustaks on, et miks ma seda niimoodi nimetan, on ikkagi see, et ma näen, et liiga palju inimesi kukub mängust välja ja inimesi ei toetata ja midagi on toimunud. Ja ma arvan, see läheb nagu massilisemaks ja ma näen, et see on tohutult ohtlik. Ma arvan, et see on ikkagi, mulle meeldib ja see ei ole mingi nali, vaid ma arvan, et see on reaalselt ikkagi riikliku julgeoleku küsimus. Et mingil põhjusel ei ole enam süsteemides inimestel hea olla, mis on tegelikult inimestele loodud süsteemid, organisatsioonid, kool peaks just nagu ellu aitama, et miks ei ole seal hea olla. Ja võib-olla, kui siin nagu nii-öelda see mõrvari jälle, eks ju, algus ära öelda, siis ma nii-öelda see tänase jutu mõte või minu praktika mõte on see, et inimene on tegija ehk inimruume teevad inimesed ja me võime nii-öelda seda delegeerida ja süüdistada, et mingid süsteemid ja ma ei tea, mis asjad, aga tegelikult lõppkokkuvõttes inimruume loovad ikkagi inimesed ja seetõttu on, ma arvan, nagu oluline võtta see jõud tagasi ja näha, mida ma saan teha. Ja see kuidagimoodi ei ole, eesmärk ei ole nii-öelda, mida kiputakse tegema, eks ju, et nii-öelda see süüdlase otsimine, et võib-olla see selline üdi kogu minu lähenemises alati on olnud, et mind ei rahulda, et on olemas mingisugused süüd, miks ma ei saa teha või et kuidas peaks olema, et mina saan oma piires ju midagi ometigi teha. Ja see on, mis mind on alati huvitanud või innustanud või annab mulle alati jõu, sest nii kui ma annan oma fookuse mingile süsteemile, siis tegelikult ma teen ennast kohe nõrgaks. Siis ma olen kohe abitu, ma olen ohver, ma olen kohe nagu nõme oma mingisuguse ebameeldivusega ja seetõttu nii-öelda see oma jõu nägemine on, ma arvan, nagu ainus päästja, eriti sellel praegusel ajal. Ja see on võib-olla see selline üdi, mis ma arvan, selle kõige räägitu mõte tegelikult on minu jaoks. Ja mis mind vähemalt hoiab nii-öelda teel. Aga võib-olla, et kui ma siin alustan, et siis mõtlesin, et mis on niisugune naljakas alustamise viis, et kui ma peaksin määratlema, et mis mind nii-öelda innustab ja huvitab, et ma alustan sellest, mis mind ei huvita ja mis on selles mõttes oluline, et ma tegelikult olen ennast kangutanud nende asjade sisse, sest need asjad on tihtipeale need tavapärased viisid ja taaskord see tavapärane on 100% minu hinnang olukorrale ehk see, kuidas mina tajun nendest teemadest rääkimist või kuidas moodi tundub, et millest ma peaksin huvituma, kui ma räägin õpetamisest. Ehk see, mis mind tõesti käima ei pane tegelikult on mind sõna haridus kui selline ei huvita. Ma arvan, et haridus on hästi oluline ja haridus on nii-öelda selline telling ja struktuur, mis võimaldab elu, aga nii-öelda haridus kui selline ja sellest rääkimine mind ei paelu. Ja need vestlused ei ole ka tihtipeale minu jaoks nagu huvitavad, sest nad ei räägi peaaegu kunagi inimesest. Et räägitakse mingist hüpoteetilisest õppijast, hüpoteetilisest õpetajast ja tihtipeale on samamoodi, et kui räägitakse ka õpetamisest, siis ma väga ei kuule vestluseid, kus räägitakse õppimisest ja õppimise võimaldamisest, sest ma arvan, et on kaks väga erinevat asja. Ehk see, et ma õpetan, sellega ei kaasne garanteeritult tegelikult nii-öelda õppimisefekt, see õppimisefekt, mida ma tahan nii-öelda saavutada, sest õppimine on alati sisemine tegevus. Õpetamine on siis nii-öelda see, mis ma väliselt tajun, aga see, kuidas ma seda väliselt tajun vastu võtan, see on täielikult teine asi. Ja seetõttu mulle vahel tundub, et see nii-öelda õppimise taandamine hariduseks taandab selle ikkagi
selles mõttes bürokraatlikuks organiseeritud süsteemiks. Täpselt samamoodi töökohtadest rääkimine, organisatsioonist rääkimine, ühiskonnast rääkimine, et neile liiga sageli omistatakse minu jaoks mingisugune asi iseeneses tähendus, millega arvatakse, et öeldakse kõik ära ja samamoodi kuidagi mulle tundub, et tihtipeale on seal mingi eeldus, et kõik saavad neist asjadest ühtemoodi aru ja siis sel hetkel läheb juba igavaks minu meelest. Samuti ei pane mind käima nii-öelda see mugavuse teema, et ja siit läheb edasi võib-olla see stabiilsuse teema, et see mugavus, stabiilsus, lihtsus, kui nii-öelda need fantastilised eelduslikud asjad, kuhu jõuda. Et mulle tundub, et see on see elust loobumine, see on nagu inimsusest loobumine ja see nagu toidab seda nii-öelda seda hea isa ootust, seda, et mina olen ohver, väetik ja tulge lahendage mind ära. Ja see kuidagimoodi nii-öelda ei pane lauale seda eluga hakkama saamise toetamist. Samamoodi on nii-öelda, mis väga selline moodneks, selline staatiline diagnoosimine ja diagnoosimine igas mõttes, et ma nii-öelda annan hinnangu ära, et sina oled see, sina oled see, sina oled see, et see selline üheseks muutmine, kui me räägime ka meditsiinilistest, eks ju, või psühhiaatrilistest diagnoosidest, on nii pumm, oled kastis ja nüüd ongi nii. Või et inimesed võtavad ise selle, et aga mina olen miski, siis need kõik viivad nagu selle inimpaljususest teemale ja mulle tundub, et sel hetkel algavadki kõik jamad. Ja siis loomulikult nii-öelda need reeglid reeglite pärast, sealhulgas traditsioonid ja kombed. Ma arvan, et rituaalid, traditsioonid on hästi olulised, aga nad peavad selleks, et nad elaksid, nad peavad olema kogu aeg läbi mõtestatud, nad peavad olema kogu aeg ajakohased. Aga et kui me nii-öelda laulame ühte laulu, sest väidetavalt kogu aeg on seda lauldud, et siis on hästi keeruline nii-öelda seda energiat üles tõmmata, et ma panustama hakkaksin. Et see on jälle see sinna mingi status quo'sse viimine. Ja nii võttes kokku, siis mind ei huvita tegelikult nagu sellised eelduslikud ühesed tähendused ja nende tähenduste ära parkimine, sest minu kogemuses see viib selleni, et me räägime juhtimisest, õpetamisest, nagu ma vahel metafoorselt ütlen, et me sellisel juhul hakkame rääkima 11. korruselt. Me eeldame, et inimesed on jõudnud 11. korruseni ja need eelnevad 10 korrust jäävad nii-öelda tähelepanuta, aga ma arvan, et kõik probleemid algavad nii-öelda seal allkorrustel, eks ju, ja seetõttu ma arvan, vaja olla mitte kriitiline ja ootuslik, vaid on kasutada reaalselt seda inimese kriitilise mõtlemise võimet ja avada tähendusi kogu aeg. Ja see siis viib mind selleni, et mis mind innustab ja mis mind nii-öelda võimaldab mul üleüldsegi nii-öelda kogu seda juhtimise ja õpetamise teemat ühelt poolt mõtestada, aga siin on ka hästi tähtsad, kuigi ma räägin sellest just nagu teoreetiliselt või mudeldades, siis see kõik on tegelikult minu praktika ehk see, mida ma päriselt siis inimestega teen. Ja see on see, mida ma seal loengusarjas nii-öelda plaanin teha, et ühelt poolt ma mudeldan lahti, mis seal toimub, aga siis ma viin selle otse konkreetselt nii-öelda sinna inimruumi ehk mida see tähendab tegelikult seal nii-öelda, ma ei tea, koosoleku kontekstis või tunni kontekstis ehk kuidas see rakendub seal. Nii et see on nii-öelda minu jaoks käivad need 2 poolt alati koos. Ja mis mind siis huvitab ja innustab? Kokkuvõtlikult võiks öelda seda, et mind huvitab päris olukord. Ehk mind huvitab see päris inimene, päris olukorras, päris kontekstis. Sest me võime anda mingeid teoreetilisi mudeleid, aga küsimus on, no jah, aga mis siis saab? Et olukorras, kus ma olen siin ja praegu, ma reageerin siin 1000 asjale ja ma pean kuidagimoodi käituma selleks, et võimalikult edukas selles olukorras olla. Olgu see edukus siis ellu jäämine näiteks, eks, et ma ära ei sureks. Siis nagu selle juhtimine, selle mõistmine on see, mis on olnud absoluutselt läbi aegade see minu uurimisobjekt nii enda puhul kui teise puhul. Ja siis ta ühel juhul nii-öelda, et ongi, et see enda puhul, siis on see teise puhul kui meie suhtes. Ja siis see 3. aspekt on minu jaoks ongi see mõjutamissuhe, et mina kui õpetaja, mina kui juht, kuidas siis mina kui juht, kes minu sees toimuvad asjad, kuidas ma saan sind rohkem võimaldada ja kuidas see dünaamika kõik käib. Aga lõppkokkuvõttes toimub see ikkagi jälle taaskord nii-öelda selles konkreetses juhtumis. Ja see on see, mida ma näen, et tihtipeale osad koolitused või teooriad jätavad ära, kus ma loen, et ma saan aru, et see on nagu tore mõte, et see on tore mõte, kui see toimub labori tingimustes. Aga teades seda, et seal päris olukorras on neid mõjutajaid lihtsalt nii palju rohkem, et see päris olukord on nii palju komplekssem, mis on ka üks selle loengusarja teema, nii-öelda selle komplekssuse tajumine, mida sellega teha.
ehk siis sellisel juhul tekib küsimus, mis me siis teeme ja see on minu jaoks nii-öelda see põnev olukord ehk kuidas siis nii-öelda juhtida seda olukorda, kui inimesed ongi väsinud, et sul need õpilased ongi, ma ei tea, viimane tund on, eks ju, et kuidas seda üles ehitada nii, et seal endiselt osalemine oleks võimalik tegelikult, mis on taas ka selline energia juhtimise küsimus. ehk et ma saaks teha seda, mida ma tahan teha. Siis selle päris inimese, päris olukorras, päris kontekst, nii-öelda see kese ja kui me räägime, et kes see on, kes mind huvitab, siis mind huvitab see organism ja räägin ka inimesest kui organismist ehk see organism kui nagu tegija omas maailmas, oma ilmas. ehk siis mind huvitab nii-öelda see mina inimese kogemus, sest mina loon oma maailma ja mina kogen oma maailma. sina kui juht või õpetaja või mis iganes rollis sa oled, siis sa näed kõiki olukordi ainult nii-öelda sellest mina vaatest, sest teistmoodi tegelikult ei saa. ja seetõttu nii-öelda ja mina sellest vaatest tulenevalt siis tõlgin, mõtestan, vastan, reageerin ja kogu see mäng käib sellest seisukohast ja siis selle juures on nagu see, mis mind paelub, ma olen siin põlema sellest, see mind kütab nii tohutult, on see, et see teadmine, et ma mitte kunagi ei saa lõpuni teada, mida see sinu mina isik tegelikult näeb selles olukorras ja siis juhi või õpetajana sa tegelikult iga suhtlusolukorras sa tegelikult mängid kogu aeg suhtled tundmatuga ja mulle tundub, et sel hetkel, kui sa hakkad aru saama, et see on tundmatu, aga mitte tundmatu selles osas, et mul ei ole kontrolli selle üle, vaid tundmatu kui midagi, millest ma saan hakata teada saama, keda ma saan nagu huvituma hakata. ma arvan, sel hetkel tekib respekt, sest sel hetkel need eeldused, mis mu peas on, ei tööta lihtsalt kogu aeg, eks. ja see on see nii-öelda, mis on kogu minu selle uurimise ja katsetamise nii-öelda see kese, see tegelane, kellega mina tegelen. ja see mina isik on siis ikkagi nii-öelda see isedus, eks ju, et mingisugune see mina tunne, et ma saan aru, et mina olen mina ja sina oled sina ja ma tean, et mina ei ole sina. ja mis tähendab, et see isedus kujuneb kuidagi lapse eas terve elu jooksul, ta rullib ennast lahti ja kuidagimoodi ma saan nii-öelda iseks ja see hakkab väljenduma ja samamoodi mingitest asjadest ma loobun, mingites osades ma arvan, et ma olen paha ja ma ei tea, keegi on öelnud, et nii ei tehta, siis ma panen nii-öelda sinna vangikongi siis selle osa endast ära ja siis ujub kogu aeg välja ja siis ma kogu aeg üritan seda kinni mätsida. ja see on nagu, eks ju, see, et miks see nii-öelda see coach'i osa on, et see endaks saamine on elutöö, et ma nagu aitan inimest lahti rullida. ja siis see ise, nii-öelda see mina isik, kes on siis see isetunnetusega, temas on võimekus, eks ju, tal on tohutu võimekus teha, nagu ellu jääda, luua inimesena meil erakordne võimekus võrreldes teiste organismidega, abstraktselt mõelda, leiutada mingisuguseid asju, arvuti teha, siin mingi Zoom välja mõelda. ja siis on meil kaitsemehhanismid, mis keelavad selle kuidagimoodi ära, eks ju, et kuidagi me tajume mingisugust ohtu. ja see ongi nii-öelda jälle see, et kuidas siis see käitumise tagatuba ja see ma nimetan, see võimekus ja kaitsemehhanism on alati nii-öelda käitumise tagatuba ehk miks inimesed teevad, mis nad teevad ja kuidas see kõik avaldub, et mis seal salamaailmas toimub ikkagi. no ja siis see viib kõik sellise, et see kõik tegelikult omavahel on nagu see suhete dünaamika, et mina näen ja ma tõlgin ja siis ma reageerin ja siis sina reageerid ja siis me muudkui niimoodi oleme sellises tohutus lõputus dünaamikas. ehk sees on mingi suhete dünaamika ja meie nii-öelda see maailmaga on mul, eks ole, see suhete dünaamika. ja see kõik toimub, eks ju, seal mänguplatsil, kus siis toimub see rägastik ja millele me reageerime. noh, ja lõpuks siis maailm on nii huvitav ka veel, et küsimus ei ole ainult nii-öelda see mina-keskne maailm, vaid lihtsalt mind paelub ikkagi maailm tervikuna. mis viib siis omakorda nii-öelda need kõik võimalikud süsteemid, organisatsioon, et see on jälle see, mis ma ütlesin, minu jaoks ei ole vahet, kas ma räägin koolitunnis toimumas, organisatsiooni koosolekul toimumas, ma ei tea, perekonnas toimumas, osakonna omavahel toimumas või siis ükskõik millises organisatsioonides, siis nagu minu kogemuse järgi seal on tegelikult mingisugune sarnane loogika, et kus toimub ikkagi mingi võimaldumine ja mingisugune takistumine, et mingil kujul ma panustan ja siis mingil kujul ma otsustan, et pole minu asi siin panustada, mis on loomulik, eks ole, aga et kuidas nii-öelda taaskord ikkagi lõpuks on mäng selles, et kuidas see inimese võimekus kätte saada. ja kogu see maailma ilu ja toredus. ja siis mind ikkagi paelub hea olemine, heaks saamine, harjutamine ja siis seeläbi nii-öelda hea olla aitamine, mis on siis kogu see selline juhendamise pool. ja juhtimisvaates on, ma arvan, et lähenemised minu jaoks ikkagi on timmiv juhtimine, see on inglise keeles lead leadership, mis tähendab seda, et sa nagu kogu aeg reageerid nagu sa nii-öelda reageerid nagu toimuvale ja arendad selle toimuva pealt. ja siis on minu jaoks ikkagi, ma arvan, kogu minu juhtimise ja õpetamise lähtekoht on selline tegemist ja olemist võimaldav hoolimine.
hulka kuulub ka enda hoolimine, eks, millest sõltub, kas ma üldse saan teha ja kas ma saan olla. Ja nüüd, et nii-öelda kokkuvõttes, mis ma siis teen, on ikkagi see lahtirullimise toetamine, see endaks saamise toetamine. Ja kuna ma arvan, et tegelikult ei ole vahet, kas ma olen ülikoolis õppejõud mingis konkreetses aines, kas ma toetan arenguseminari, kas ma annan, kuidas saada julgemaks suhtlemist ainet, kas ma teen ühiskonnaõpetuse ainet, kas ma õpetan keerulist suhtlusolukorda juhtidele. Kusagilt maalt minu jaoks ei ole vahet, sest lõppkokkuvõttes ma toetan selle inimese võimaldumist tegelikes olukordades. Ehk see teema toob meid kokku ja annab selle sisu. Ehk ma arvan, et koolitund annab sisu. Aga tegelikult nii-öelda see inimese toimimine seal ruumis on tegelikult nagu sarnane protsess absoluutselt alati. Ja selle tulemusena minu arvates ta peaks nagu aitama mul paremini eluohtlike olukordade hakkama saama, et ma saaksin paremini panustada siis seda oma võimekust, mis iganes see on. Ja nii-öelda, et täiesti enesekesk, minu nagu see esimene nii-öelda innustus minul alati on, mul on vaja endale tõestada, et on võimalik. Ehk see, millest see kõik alguse sai, oli see, et mulle tundus, et inimene ei tööta lihtsalt sellisel kujul, nagu tundub, et ma ei tea, töökohtades või klassiruumides eeldatakse. Et inimesed ei reageeri sellisel kujul nendele asjadele. Ja mul oli vaja otsida, et kas kuidagimoodi teistmoodi saaks. Nii et seal üksi olles ja rühmas olles saaks üldsegi olla. Minu jaoks juhtimine ja õpetamine ei ole eesmärgid omaette, vaid nad on tohutult nagu võimaldavad mänguplatsid. Nad on nagu põnevust pakutavad mänguplatsid, kus ma saan luua, ma saan proovida, ma saan mõjutada, ma saan otsustada ja ma saan kaasa elada sellele võimaldamistööle. Ja see on minu jaoks nagu see, mis on igikestvalt, ma võin ära väsida, aga lõpuks see ikkagi tõmbab mind käima jälle. Ja kogu selle mõte on siis ikkagi nii minu enda suhtes kui teise suhtes on see luba olla, luba ennast tunda, et sa julgeksid olla hea selles, mis sa teed ja võib-olla üha rohkem ja rohkem selle tänase töö kontekstis või selle teema kontekstis, selles kiiruse ja tehnoloogia ajas. Ma arvan, me peame hakkama meeleheitlikult igaüks 100% võtma vastutuse selle eest, et su elus oleks elu. Nii lihtne on ära anda seda elu, öelda seda, et mul pole enam aega ja midagi ei saa ja Ma arvan, et elu eest tuleb küünarnukkidega võidelda, et sul oleks seda elus olemise tunnet. Ja mulle tundub, et on tekkinud tohutu hulk inimesi, kes on, mulle tundub, nad isegi ei tea, mis asi see on. Ja ma arvan, et see on jube ohtlik, kui juhid ja õpetajad ei tea, mis see on, sest sellisel juhul ei ole nendel tegelikult seda empaatia võimet saada aru, kui nende juhitavad hakkavad närbuma või hakkavad kustuma, kui nad ise ei oska oma närbumisele ja kustumisele reageerida ja seda kuidagimoodi nagu nii-öelda selle eest, nad ei saa mudeldada seda nii-öelda endaks jäämist. Ja seetõttu ma arvan, see on nagu nii ülioluline eesmärk. Ma arvan, eriti selles nagu praeguses ajas. Ja nii siis on ka nagu 3 aspekti. Mul on üks ongi siis see inimese mängu panemine ehk see, mis ma nagu kogu oma tööga teen, on tegelikult ikkagi sellest ohvrist agentsusesse viimine. Kuna mind paelub see agentsus, eks ju, et ongi, et mina tegijana, siis mõnes mõttes nagu metafoorselt võiks öelda, et ma teen tihti peale nagu inimesed, kes arvavad, nad on traktorid, et mul on vaja neile öelda, sa ei ole traktor, vaid et sa oled siis, ma ei tea, nii et sa traktorist, eks ju, see on ka jälle selline nagu nii-öelda eluratsutajaks saamine ja ratsa jäämine, et sul ei oleks seda tunnet, et sel hetkel, kui sa tunned, sind ratsutatakse, siis sel hetkel sa nagu ei ole agentne enam, sest keegi teine juhib sind. Siis teine aspekt on see enda tundmine, juhtimine, sest on, mis on, kõik taandub selleni. Kõik taandub nii-öelda sellest tähendusest, mis sa annad iseendale. Ja seetõttu nii-öelda need aspektid seal juures on siis oma supervõimete tundmine, igasuguste tugevuste tundmine, siis kõik võimalikud teemonid, uskumused, puudused, reeglid, mis iganes, ehk mis nii-öelda nagu takistavad sul tegelikult enda väljendamist. Siis ma nimetan seda inimese hoidmiseks, ongi see enesehoolitsus, mis on tihtipeale nagu kõige alahoitum teema, siis on see enda energia juhtimine. Ma arvan, et kui me räägime nendest kõikvõimalikest hädadest, ärevustest, masendustest, kõikvõimalikest asjadest, siis kuidagimoodi inimesed võtavad selle just nagu mingi staatilise seisundi tähendusena. Tegelikult me kogu aeg mõjutame enda sellist energeetilist seisundit, et kas ma olen nii-öelda, et seda võimalik juhtida, aga seda lihtsalt ei osata juhtida ja selle tagajärjel ma nagu lekin tühjaks. Ja seetõttu nagu ma arvan, see on väga tähtis oskus selleks, et ongi, et kuidas siis selles, kui ma olen väsinud, kuidas teha asjad ära, isegi kui ma olen väsinud, ilma et ma lekiksin veel rohkem tühjaks.
ja siis loomulikult taaskord, ma arvan, tänapäeva nagu maailma kontekstis on see teekonna nautimise teema ja ma räägin sellest veel, et meil ei ole Eestis omane veel üldse, kuigi see on just nagu koolides, igal pool räägitakse sellest, siis tegelikult meil kultuuriliselt ei ole omane protsessiline mõtlemine. Ehk me oleme endiselt nii-öelda 0 või 1, 0%, 100%, et see tulemustes mõtlemine on hästi selline survestav, lõplik. Ja seetõttu nii-öelda see teekonna peab kohale jõudma, eks ole, et meil on see nagu see kohale jõudmine, ei tea küll kohale jõuame, aga teekonda nautida ei saa, aga kohale peab jõudma, kiirustama peab kuidagimoodi. Ja seetõttu see teekonna nautimine ja see ei tähenda ilmtingimata, et me aeglasemalt läheme, aga lihtsalt ma nagu nii-öelda hoian ennast kontaktis sellega, mis toimub ja see juba muudab selle teekonna nauditavamaks. Ja siis on õppimise, tegemise, kasvamise võimaldamine ja see on selline ring taaskord. Ehk selleks, et sa saaksid õppida, teha ja kasvada, on sul vaja luba proovida. Luba proovimine sisaldab automaatselt luba teha vigu. Ja see, kui ma nii-öelda proovin, eksin, koperdan või olen edukas, siis selles me vajame hoitud olemise tunnet nii enda poolt kui nende teiste poolt. Ja see võib tähendada, et me vajame juhendamist, toetust laiemalt või lihtsalt tunnistamist, et keegi märkas ja see oli okei, ei kobisenud, eks ole. Ja see on see, mida me tihtipeale pole kogenud, et me oleme kogenud hästi palju arvamist. Ja kui ma kogen nii-öelda seda proovimist ja tunnistatud olemist teise poolt, siis see võimaldab mul olla, ennast lahti rullida, areneda ja uuesti proovida. Ja nii ta läheb nagu kogu aeg ringi. Ja siin on nagu hästi tähtis oskus, mida minu meelest on vaja samamoodi õpetada, et ma kogu aeg räägin nagu mitmesuunalisusest, sest tegelikult seda kõike õpetan mina enda õpetatavatele iseendale tegema. Ehk see on see enese coach imine, et me räägime enese juhtimisest, aga on ka see enese coach imine. Et mitte ei ole see, et loomulikult meil on vaja teisi inimesi, sellest ei piisa, et ma kogu aeg ainult ennast nagu nii-öelda ennast coach in, aga tegelikult meil on vaja mõlemat. Ehk kui ma sõltun kogu aeg ainult nendest teistest tunnistajatest ja jätan iseennast tunnistamata, siis on ka tühjus. Ja kui ma olen kogu aeg ainult ise tunnistan ja coachin ja õpetan ennast, siis ma olen samamoodi tühi. Ehk me vajame kogu aeg nii-öelda seda mina ja sina dünaamikat. Ja siin on nüüd tähtis, mis ma tahan teile kõigile pähe panna. Sina oled mina enda jaoks mina, aga sa oled mina enda jaoks ka sina. Ja sa oled teise inimese jaoks alati sina. Ja see on nüüd see, kus tuleb mängu nii-öelda see minu absoluutne alatine mõju. Sõltuvalt sellest, mis ma teen, kui sa ruumis oled, sa juba oled mõjutaja. Nii et seetõttu ja see on jälle selline, kus ma tean, et see tihtipeale hirmutab inimesi, et kas ma pean kontrollima hakkama, et kuidas nüüd õige olla. Ei, ma arvan, et meil tuleb ennast lahti kaevata selleks, et ma saaksin vabalt olla ja tekitada ruumi, kus saab ka vabalt olla. Eks ju, sest nagu sellest minu kogemusest tulenevalt saan ma ka teist võimaldada ja lubada. Nii et seetõttu nii-öelda see enesega töö ei lõppe kunagi ja ma arvan, et ja küsimus ei ole see, et enesega töö ei tähenda, et ma olen vale praegu. Enesega töö tähendab seda, et ma olen, kus ma olen ja see jätkub lihtsalt, et ma olen iga hetk, ma olen lihtsalt õige, kogu aeg olen õige ja mitte ma ei ole õigem, vaid ma igas hetkes olen õige. Ehk tegelikult ma nii-öelda olen nagu elus kogu aeg, eks. Et nii-öelda see hingamine ei saa tehtud, et mingil põhjusel me ei saa hommikul kell 10 ära hingata, selleks, et kell 3 ei peaks hingama enam, eks. Täpselt sama asi on, samamoodi õppimine ei lõppe tegelikult sellega, et kool sai tehtud. Ja mulle tundub, et see mentaliteet on tähtis ja see on hästi, nagu mina arvan, et kooli kõige ohtlikum tagajärg, mis Eestis on massiline ja ma arvan, mujal ka, aga ma lihtsalt näen Eestis on kuidagi see õppimistähendus koolis on läinud hästi lappama, on see, et ma saan lahti sellest ehk see õppimise vastikuse tunne ja see on üks asi, mis ma arvan, et mida peaks iga viimne õpetaja kartma, et ma tekitan vastikust aine suhtes, teema suhtes, õppimise kui sellise suhtes, proovimise suhtes ja ma arvan, vähemalt minu jaoks see on nagu see indikaator, et ma ei saa seda lõpuni teada kunagi. Ma ei saa kunagi teada, mida ma sinus mõjutan, eks ju, siis ma pean vähemalt proovima ja ma pean olema teadlik, et see oht on ja see juba minu meelest nagu nii-öelda annab mulle teistsuguse respekti ja siin on ka oluline, et see on see hea hirm, mis tekitab mul respekti, mitte see ei ole hirm, mis teeb nõrgaks ja need on kaks väga erinevat asja. Niiviisi, aga kui ma siin natukene nagu mõtisklen sel teemal, et kui erinev see aeg siis ikkagi on ja kui erinevad need inimesed siis ikkagi on, sest ma arvan, et see on nagu tähtis teema.
ja ehk mis ajas me siis elame ja mis see kontekst on, ehk mis see mänguplats on, kus me seda tööd teeme. Ja siin on üks väga selline tore, mu lemmiktsitaat ehk rasked ajad loovad tugevaid inimesi, tugevad inimesed loovad häid aegu, head ajad loovad nõrku inimesi, nõrgad inimesed loovad raskeid aegu. Ja ma arvan, see on loomulik tsükkel, ehk siin ei ole küsimus, ei ole nagu süüdistada midagi, vaid need asjad käivadki nii. Ja ma arvan, see, kus me hetkel oleme me tohutus muutuste ajas ja ma arvan, see muutuste aeg alles algab. Mis tähendab, et rasked ajad on alles ees ja see ei ole taaskord, ei ole mingisugune nagu ähvardamine, hirmutamine, vaid ma arvan, et on vaja rahuneda sellesse, et nii on. Ja vähemalt minu üks teadmine, minu üks, see on ka võib-olla selline idee, et kui sa oled sellises nagu juhtimisprotsessis, kui sa lähed hetkel närvi kogu aeg, siis iga närvi minemine on energia lekkimine. Ja minu jaoks on vähemalt see, mida ma arvan, see, mis mind on treeninud kogu see närvi minemise ja ärritumise seisukohast on see, et ma tihtipeale on olnud ikkagi oma projektides, tegevustes nii-öelda see lõpuloom ehk ma olen see, kelle õlgadel see asi on. Ehk kui mina jään haigeks, mul ei ole asendajat, see on see, mis ettevõtja nagu positsioon on. Ehk mul ei ole hommikul helistada kellelegi öelda, et ma olen täna haige. Mis paratamatult nii-öelda tekitab, küsimus ei ole see, et see on nagu üksik tunne, vaid on see, et ma tean, et ma pean oma energia suhtes tark olema. Et kui ma olen haige, siis ma pean ekstra tark olema, mitte ma nii-öelda ei lekita seda rohkem, vaid ma pean hästi õrnalt tegutsema. Ja samamoodi ma arvan, on praegust, et kuna meil on nagu globaalselt keerulised ajad, kõik on selles mõttes, kõik on mingi virvarr ja ma arvan, et maailm muutub veel nii palju, et me ei tea ja reaalsus on see, et meil on mingi maailm on läbi saanud ja tulemus on midagi uut, aga keegi ei tea veel, kuidas need süsteemid toimima hakkavad, seda ei eksisteeri veel. Ja ma arvan, ainus viis seda praegust läbida on rahulikult. Aga see, mida inimesed teevad, on rapsivad. Ehk ma arvan, et see rapsimine teebki inimesed keerulisemaks. See rapsimist loomulikult tuleb nagu paljudest asjadest. Ehk ma arvan, et nagu reaalselt muutuvadki, organisatsioonid reaalselt muutuvad, ma arvan, finantskorraldus muutub. Samamoodi on kas või, et kui sa võtad nagu, et inimesed tahavadki töötada teistmoodi ja tegelikult ei ole õrna aimu, kuidas organisatsioonid peaks toimima selles kodukontori maailmas, kuidas peaks toimuma inimeste kokkusaamine, tundmine, suhtlemine kodukontori kontekstis. Ehk see kõik on alles, võtab mingisugust ruumi, mis loomulikult siis on see mingi, kuna meil nagu nii-öelda majanduslikult ei ole selline kõige õitsvam ja stabiilsem aeg, samamoodi kui me mõtleme nii-öelda globaalsed protsessid, siis seda ärevusruumi, teadmatuse ruumi on ekstra palju praegust ja seda veel saab olema tükk aega. Samamoodi on see, et ma arvan, et seda tehnoloogiat ongi palju, aga ma arvan, selle puhul on tohutult tähtis olla eristav selles osas, et ei tõstaks käsi, et see sõltub nii-öelda, et tegelikult see tehnoloogia kasutamine on ikkagi inimese kontrolli all, et tehnoloogia on ikkagi tööriist alati, mitte ta ei juhi meid. Ja seetõttu on nii-öelda, et tegelikult on sinu võimuses, millised äpid sul telefonis on, mis piiksub, millisel hetkel sul mingisugused teated tulevad. Ja ma arvan, see vastutuse võtmine nagu kogu selle tehnoloogia kasutamise aegade eest, eks ju, millisel kujul ma infot üles panen, kui lihtsalt, kui keeruliselt. Et seal on vaja säilitada arusaam, et ikkagi lõppkokkuvõttes nii-öelda mina teen seda ja et ma hoian võimalikult palju seda nii-öelda enda kontrolli all. Ja sest sel hetkel, kui see tekib nagu, et ma arvan, et kui ma ütlen, et ma ei saa, ma pean, ja täpselt ongi see teismelist arvab, ma pean Snapchatile vastama kogu aeg. Et siis sel hetkel ma olengi nii-öelda selle sõltuvuses. Siis me oleme nagu, ma arvan, mingisuguses tohutus illusoorses kiires maailmas, kus koha peal ikkagi see kiirustamine on saanud just nagu asjaks omaette ja see on jälle see asi, mis on vaja iseendal kontrolli all hoida. Et ma nagu ei läheks, et see, et sul on palju teha, ei tähenda seda, et sul on kiire. Et ma lihtsalt teen rahulikult oma neid paljusid asju ükshaaval korraga, aga selle eest peab taaskord ennast ise nii-öelda mõistuse juures hoidma. Ja siis võib-olla see, mis ma, et kui me räägime, et kui ma ütlen, et mis inimesed on keerulisemad, siis ikkagi ma arvan, et ma siin Eestis näen, ma arvan, et see on mujal ka, aga kuna meil mingil põhjusel ikkagi on sellist nagu heatahtlikkust loomulikult kuidagi mingil põhjusel selles, kuigi inimesed mulle tundub, et on tegelikult head, aga mingil põhjusel see ühisruum meil on olemuslikult ikkagi õiendav ja kriitiline, siis meil on tekkinud kuidagi moodi mingi kultuur, et mul on õigus nõuda, et mul on õigus nõuda minuga arvestamist, õigus nõuda minu standardeid, õigus nõuda minu ootuseid ideaale.
ja ma arvan, seda kogevad kõik, eks ole, koolides eriti, ma ei tea, kus üha rohkem räägitakse nii-öelda, kus lapsevanemad on hästi keerulised või õpilased on keerulised, aga õpetajad ise on, kui sa kuule neid õpetajate lugusid, siis õpetajad ei ole sugugi toredamad või koolijuhid ei ole sugugi toredamad. Ehk kõik osapooled on kuidagi ebameeldivad ja siin on jälle see mäng, et nii-öelda eriti praegu kuidagi olla nagu hästi kriitiline selles osas, mida ma eeldan, mida ma normaalseks pean, kes peab rahuldama siis kõiki neid minu eripärasid, eks ole. Et nii-öelda, et olla ise politsei selles osas, et ma ei läheks sellesse eelduslikku ideaalide maailma. Ja siis usk, et mul on ka õigus, eks ole. Nii et mulle tundub, et vähemalt minu jaoks on nagu see lähtekoht on see, et nagu ei tasu ennast ikkagi nagu tühjaks anda, ja ohvriseis imeb tühjaks paratamatult. Ehk siis minu meelest tuleb tihtipeale, aga mind on alati nagu õpetanud see, et aga ma ei tea, kui raske veel homme on. Kui ma siin täna arvan, et on kõige raskem, siis elu on näidanud, et ma ei tea, tänaseks ma olen siin 45-aastane ja kuidagi 45 aastat ma olen seda raskust kogu aeg nagu hakkama saanud ja uskuge, mu elus on väga palju igasugust raskust olnud. Et äkki saan tänasega ka hakkama ja äkki mine tea, mis homme juhtub, et mul on nagu tark homse suhtes ka vaja olla ja seetõttu on vaja elada tänast, aga mitte raisates ära, et ma homme ei saaks elada. Ja mulle tundub, et nagu selline nagu ajajoone endale nagu vähe selgemaks tegemine kuidagi moodi võiks aidata ja oma nii-öelda oma töös näen, et see vahepeal nagu toob maa peale ja annab seda ohjata, et jah, loomulikult on kiire, loomulikult on palju, kõigil on palju, aga seda ei pea kiirelt tegema. Ja seetõttu võib-olla ikkagi siin õppetund paljudest kultuuridest on see, et võib-olla on aeg meil õppida ka rahus teed jooma. Ja mis see tähendab, on ikkagi tegema nii-öelda samm korraga, vahepeal nii-öelda vaadata oma suurt pilti ja hoidma ruumi. Et saada aru, et võib juhtuda, et sa ise oled see ärevuse põhjustaja nii endale kui teisele, sest ja see on see, mis imeb nii-öelda, eks ju, seda paneb kella kiiremini käima ja tegelikult nagu imeb kogu selle nagu niimoodi selle elujõu nendest ruumidest välja. Nii et see toreduse hoidmine on tegelikult üks inimoskus ja üks juhtimisoskus ja ma arvan, et selles keerulises ärevas ajas on see võib-olla üks kõige tähtsamaid oskuseid üldse. Olukorras, kus just nagu tundub, et ei ole siin millegi üle rõõmu tunda, siis seda enam tuleb seda rõõmu otsida. Ja isegi kui on pisike asi, mille üle rõõmu tunda, siis see juba ongi piisav põhjus selleks, et heldinult seal ameerikalikult naeratades siis seda ilusat asja vaadata. Sest me eestlased ju ei tee, meie ikkagi parandame süsteeme kogu aeg. Nii et siin vahepeal võib-olla tasub ikkagi varastada teistelt ka mingisuguseid käitumisharjumusi. Ja kui erinev see inimene see ikkagi on, siis minu kogemuse järgi nagu ongi, et see, mis on erinev, on see on mingi nõudmine. Aga minu praktikas inimene on ikkagi inimene. Lõpuks ta tahab ikkagi meeldida, ta kardab seda, et mind visatakse välja, ma ei kuulu ja kahtleb selles, kas ma olen piisav ja kas ma olen oluline. Ehk lõppkokkuvõttes on nagu need juhtküsimused ikkagi, kas mul on turvaline, kas mul on tore ja kas on arendav ehk kas mul on huvitav. Ja see on, ma võin öelda, need 3 küsimust on kogu minu tööjuhtivis küsimused. Olgu ma siis õpetajan, juhin, ükskõik mis, kas on turvaline, kas on tore, kas on arendav. Kõik. Ja selle koha pealt ma ei näe, et inimesed oleksid teistsugused. Kui ma töötan teismelistega, jah, nad kasutavadki teisi äppe. Ma kasutan samamoodi äppe, lihtsalt teistsuguseid äppe. Aga päeva lõpuks, kui ma võtan selle kihi maha ja näen neis inimesi, siis ma ei näe, et midagi oleks muutunud. Lõppkokkuvõttes meil täpselt sama mured tuleviku pärast, nagu mul olid, mida saab lihtsalt maha võtta, sest kuidagi nüüd on jälle see mingisugune ärev ootus, et kuidagi ideaalne peab olema, eks. Et ma saan reageerida sellele, et no ja siis, eks ole. Et selles mõttes mina saan mudeldada hinnete pärast mitte muretsemist. Mina saan mudeldada igasuguseid asju ja võtta seda nii-öelda, tuua seda rahulikult tee joomist sinna ruumi. Eks, et seetõttu ma pean tunnistama, ma ei koge seda, et inimene olemuslikult oleks muutunud, et ma arvan, me ei ela mingis tehnoloogilise inimese maailmas ja see on mingi õudne müüt. See, mis on nagu, ma arvan, et kui me räägime seda, et ongi kas või kooli kontekstis, et ma arvan, neid erilisi tulebki juurde ja ma arvan, see eriliste juurde tulemine on seotud hästi paljude asjadega. Ühelt poolt seda nimetatakse, mis tähendab, seda julgetakse ka olla. Ma arvan, seda kuidagi soodustatakse ja ma arvan, et reaalsus on see, et aga inimesed, me muutumegi erinevateks, pluss me elame nagu nii-öelda välja ennast. Et me siin just alles hiljuti üks päev oli teema, et ongi siin teismelistel kas või, et ma ei tea, et kui tulevadki, ma ei tea, seksuaalsuse teemad, soo küsimused,
et kas midagi on nagu muutunud, seda rohkem on, siis mina arvan, üks asi, mis on muutunud, on see, et sellest varem lihtsalt ei räägitud ehk varem ei ma arvan, et enamus teismeelt tulnud selle pealegi, et nad võivad oma vanematele seda öelda, mis tähendab, et järsku tekib see tunne, et see avatus loobki nagu uued teemad toob maailma. Nii et see on jälle selline ja see, et me oleme nagu harjunud olema inimruumides, kus kõik on vait erisuste suhtes, siis ei ole 100% kindel, kas need inimesed tegelikult on muutunud või võib-olla nii-öelda on tekkinud arvamus, et ma võin olla lihtsalt. Ja see on nüüd jälle see, mis paneb nagu uue surve sellele, kuidas me üldse suhestume inimesega ja mis asi see erinevus on. Lõppkokkuvõttes me kõik oleme erinevad, eks ole. Ja see, et sa normaalselt käitud siin, mulle tundub, ei tähenda seda, et sa kuidagi moodi eriline või eriline ei ole. Nii et siin on küsimus jälle, kuidas ma suhtun sellesse erinevusse ja kui palju mul on kogemust tegelikult erinevate asjadega. Ja see on nüüd jälle selline, et küsimus ei ole, et kas mul on teadmisi, aga ma arvan, et tegelikult tihtipeale on vaja kokkupuudet. Isiklikku kokkupuudet selleks, et mul oleks võimalik üldse selle inimkihiga saada nagu kontakti. Ehk siis on jälle, mis me rääkisime, see kiirus ja stress ja ärevus, kas me loome seda, kas on illusioon, et ma arvan, mingi koha pealt on see reaalsus ja mingi koha pealt on, mulle tundub see ikkagi mingisugune toodetud illusioon tegelikult, millega tuleb tohutult kembelda, et sellega selles mõttes, et see on nagu eraldi töö, aga ma arvan, sellega tuleb tegeleda. Siis on see nii-öelda see ootus, et kas meetodid peavad teistsugused olema. No mina ei tea. Kui sa teed ägedasti oma meetodeid, siis minu kogemuse järgi midagi vaja muuta. Probleem on see, kui igav on. Ja see on see, kus ma näen, et kui hakatakse nagu kobisema selle kallal, et kui ikkagi mu ruum on igav, siis ta on igav. Ja küsimus ongi, et kas ma nii-öelda õigustan seda, et teie peate siin kuidagi moodi, et tänapäeva, ma ei tea, inimesed tahavad teistsuguseid asju või me hakkamegi otsima seda, et kuidas siis, ja küsimus ei ole meelelahutuses minu jaoks, või küsimus on see, et kas mul on arendav, kas mul on tore ja kas mul on turvaline. Eks ju, ja see ongi jälle see, et meil on õigus kogu aeg ennast väljendada, mis tekitab selle uue nõudmise, et kas ma kontrollin ka seda, et äkki ma ei pea siin praegust ennast väljendama ja see on nagu eraldi õppimine, eks ole. No ja siis me ikkagi, et see, mis seda ärevust tekitab, on, et kui ma siin ütlen, et minu jaoks on see keskne probleem on see, et kuidagi see inimene puudub ja me ikkagi oleme sellise ajastus, kus koha peal see süstematiseerimine ja automatiseerimine ja mõõtmine ja delegeerimine ja spetsialiseerimine, et need kuidagimoodi on kultuses ja me kuidagi paneme nad esimesele kohale, mida inimesed peavad teenindama. Et on seesama asi, et me automatiseerime mingisugused tehnoloogilised süsteemid ära, millele inimesed peavad siis nii-öelda alluma. Siis see on see, kus koha peal on nii-öelda seda vestlust vaja, sest need süsteemid siiski automatiseerimine on väga hea asi, aga ta peab teenima inimest, mitte ta juhi inimesteks. Ja siin on, mulle tundub, et see on ka selline kasvuraskus, ehk kui me nii-öelda võtame uue mänguasja kasutusse, siis me ei tea, mis asi see on, mis tähendab, me vaimustume sellest, aga me tegelikult veel ei tea, kuidas ta plastiliselt kasutada nii, et ta teeniks seda tegijat, mitte ta nii-öelda ei koormaks seda tegijat ja seda me alles õpime. Ja ma arvan, et see on see, kus on vaja ka nagu üks viis seda nagu ise juhtida, on see, et sa õpid minimaalselt need süsteemid ära, et need süsteeme ei pea maksimaalselt tegema, need peab tegema piisavalt hästi. Ja siin on jälle see perfektsionismi küsimus, et tegelikult, et kui sa lased enda pähe, et ma vihkan seda süsteemi, siis sa juba lekid nagu energiat. Ehk sul on vaja nad teha endale käepäraseks sinu moodi. Isegi kui sa vihkad neid, aga kuna see on osa tööst, siis see, et sa aastaid kobised selle kallal, siis tegelikult lõpptulemus ikkagi, lõpuks jääd haigeks ikkagi sina, mitte see süsteem. Nii et siin on jälle nagu nii-öelda see mäng tuleb selles osas, et kas ma võtan vastutuse selle eest, milline mu mõju nagu tähendusloomega ise on. Nii, ja kui me võtame nagu siis kokku, et mis ma näen, mis jätab või mis nagu põhjustab see inimese mängust välja langemist just selle mõjutamise vaates, mõjutaja olemise vaates, juhtimissüsteemi vaates, siis nagu lihtsalt, kuna ma töötan väga paljude erinevate struktuuride, organisatsioonide inimestega, siis valdav osa probleeme on tähendusprobleemid. Nad on ideaaliprobleemid, ehk ma arvan, et normaalne oleks, ma eeldan, et ma arvan, et täiskasvanud inimene võiks ju teada, ma võrdlen, ma ei tea millega, stiilis PISA test, eks ju, vaatamata sisse, mida seal tegelikult nagu hinnatakse. Kui ma võrdlen vale asjaga, ma saan vale tulemuse. Kui ma eeldan oma mingisugust fantaasiat või mu ideaal on mingi fantaasia, ma ei tea, kusagilt filmist nähtud asi, siis on garanteeritud probleem. Ja seetõttu ma arvan jälle see,
nagu ja ühelt poolt on see loomulik, et me seda teeme, aga samas on loomulik ka inimese kriitiline mõtlemine, et küsida, et oota, kas ma siin praegust elan kas ma elan tegelikkust või tegelikult ma nagu elan siin mingit fantaasiat praegu välja. ja see, et ma nõuan fantaasiat või see, et mul on visioon, need on kaks erinevat asja. see, et mu visioon, et ma tahaksin luua mingit sellise asja, liikuda sellise asja poole, on erinev asi kui see, et ma nõuan siin ja praegu, et sina oleksid fantastiliselt teistsugune. et siis see on nagu nii-öelda see, kus nagu see stress ja surve tuleb. või samamoodi on see, et noh, kogu see ikkagi mingisugune hinnete maania on, mulle tundub nagu koolides lahti läinud, mis on hästi kummaline, aga ma ei näeks seda, vanemad nagu võimendavad seda, õpetajad võimendavad seda, see koolide võrdlemine võimendab seda ja õpilased omavahel või kõik osapooled võimendavad seda ja ma ei näe seda, et kusagil keegi õpiks ütlema chill, sa saad elus hakkama. sa oled piisavalt hea, ainult viitega ei saa nagu selles mõttes, et kuidagimoodi on anda seda nagu elu usaldust juurde ja seda osa ma ei näe, et keegi nagu ja see ei tähenda, et ma ütlen, et ole vilets, aga sa ei pea olema nii-öelda närvipundar juba nii-öelda 15-aastaselt. siis teine, mis ma siin olen palju juba rääkinud, on see nii-öelda see draamamäng, ikka see eebiooper, millest ma olen teinud mitu webinari ehk nii-öelda see ohvrina elamine. ja ohvrina elamine võtab mitmeid mõõtmeid. ohvrina elamine tähendab, et ma olen päästja. kooli kontekstis tähendab seda, et teie lapsekesed ei pea siis tegema, selle asemel, et aidata nii-öelda raskust läbida. süüdistan või kritiseerin või õigustan või eeldan. ja need kõik rollid on oma jõu äraandmine, oma jõu väärkohtlemine. ja sellisel juhul ma arvan, et on kusagil keegi, kes peab tegema, eks ole, ja mina võin olla siis Miiha, mina minestan ja ootan, et keegi tuleks päästaks mind. ja see on enda inimlikkusest loobumine. ja see nüüd ei tähenda, selle vastas olemine ei tähenda seda, et ma olen mingi superkangelane, vaid ma lihtsalt olen tegelikult agentne inimene. ja siin ongi nüüd tuleb nii-öelda, kui me hakkame selle agentsuse poole liikuma, siis see, miks inimene välja langeb, on see, et mulle tundub, et mina nimetan seda puuduva inimese probleemiks. ehk tegelikult siin minu magistritöö nii-öelda lähteprobleem oli see, psühholoogia ei sisalda inimest, pedagoogika ei sisalda inimest, pedagoogika sisaldab mingit eelduslikku õpilast, psühholoogias on inimtükid, meditsiin tihtipeale tegeleb ka ainult mingi konkreetse nähtuse või organiga, aga see terviklik, metafüüsiline, keeruline, holistiline inimene ei ole tegelikult ühegi teadusharu konkreetne objekt. ja selle tulemusena võib juhtuda seda, et inimene on selles vaates ainult roll. ta ei ole nagu tegelikult nii-öelda ja mina näen seda, et seda inimest kui sellist ei ole seal. või samamoodi, kui sina õpetajana, sina juhina, et inimest ei ole, vaid sina pead juba sooritama õpetajana mingit täiuslikku tehingut või juhina täiuslikku tehingut. ja seetõttu nii-öelda see, kui see inimene sealt ära jääb, siis inimene väsib ära. Eks? ja samamoodi on see, et kui mina juhina nüüd tahan, et sina oleksid siin, sina kui inimene oled probleem, sest sina oled liiga teistsugune või ma ei tea, mis asi siin on, siis see on jälle see, kus ma muutun ohvriks, tõstan käed ja siis ma teatan lahendada kumm ja lasta kumm mul tööd teha, mis on see selline klassikaline, mida ma siin kuulen, on nagu mõlemad, et kui õpetaja arvab, et tema töö on ainult matemaatika õpetamine, et võtke need inimesed siit ära. eks ole, siis sellisel juhul minu meelest võiks nagu videoloenguid teha, ei ole seda klassiruumi olekut vaja. või samamoodi ma alles hiljuti ühel juhtide koolitusel on samamoodi on keegi juht, kelle ambitsioon on juht olla, aga keda tüütavad inimesed. aga ta on inimeste juht, siis tekib küsimus, aga mida sa juhid siis enda arvates, mis see sinu töö on ja seetõttu nii-öelda see tähenduse muutmine või lahti mõtestamine, et mis on mu töö, et kui juhina minu töö on ikkagi nendel nagu nii-öelda selle sooritamise võimaldamine. et meeldib see meile või mitte, siis nii-öelda see, me oleme inimesed ja me töötame inimestega. no vot, ja siis, et nii-öelda, kui me jätame selle inimest ei ole, siis tegelikult ei ole seda agentsust ja agentsus on seesama see organism, mina kui tegija, eks ju, ja kui mina olen ohver, siis mina ei ole tegija, sest minust ei sõltu mitte midagi. ja see on jälle see, et kui nii-öelda, et mina taandan ennast oma harjumusteks, oma reaktsioonidega, mina olengi selline ärev, siis sellisel juhul ma toidan seda ärevust, mitte ma ei toida oma võimekust. ja see on jälle see koht, et kui ma kogu aeg ootan, et tuleb keegi, kes mind nagu võimestaks, ma pean saama aru, et mina olen luust ja lihast inimene, kes tegelikult teeb otsuseid, mina valin, mina reageerin sellele olukorrale ja see on see nagu pidev arenguvajadus jällegi, eks. ja see on see, mis ma näen hästi palju, kuidas inimesed nagu see esmareaktsioon on, kui sa ütled seda, et jah, aga sa saad teise valiku teha. nagu inimene ju tahab lihtsamini või see on ju normaalne, et inimesed teevad, et ma juba delegeerin ära selle oma agentsuse mingisugusele hüpoteetilisele kõigile
ja kuna teised teevad ju ka nii, siis mina teen ka, selline lamba mentaliteet, eks ju, tema hüppas üle kaljunuki, siis hüppan mina ka. Siis see ajab närvi, kui ma ütlen inimestele, no seesama näide, et kui ma ütlen, et pane pea ahju, et siis paneb pea ahju. Ja see on jälle see, et nii-öelda saada aru, et mina otsustan kogu aeg ja mul on nagu jõud teha teine otsus. Ja ma arvan, sel hetkel kohe nagu nii-öelda läheb see olek, selg läheb sirgemaks ja kohe läheb nagu teiseks. Või saada aru, et mina panen halva hinde, mina ütlen halvasti, eks ole, nii et saada aru, et mina olen tegija tegelikult selles olukorras ja mina mõjutan kogu seda asja, aga mina ütlen ka hästi, mina naeratan. Siis kus see inimese mängust välja nagu kukuvad, et kui ma ju siin nii-öelda räägin palju inimestega, siis ma tean, et seda ei ole populaarne välja öelda, aga on, mis on, meil on ikkagi tohutult mingisugust õigustatud kurjust ja pahatahtlikkust. Ja ma tean, selle asja nimi on kuidagimoodi kriitilisus ja ma ei tea, parandamine. Aga tegelikult see väljendub ikkagi sellises mitte respekteerimises ja mitte huvis ja siis ikkagi, mina nimetaks seda nagu sellises õigustatud kius suures hirmus, et teine kuidagimoodi läheb ülbeks, muidu kui ma teda kuidagi no, suhtes kena olen või äkki kuidagimoodi ta on parem minust või ma jään ilma millestki. Ja ma arvan, seda õigustatud kurjust ja pahatahtlikkust toidub ühelt poolt see ohvrimeelsus, et keegi peaks tegema ja teiselt poolt siis see, et ma jään veel rohkemast ilma, kui ma siin praegust kena olen. Eks? Või samamoodi, et see kena olemise välja teenima mingisuguse erilisusega. Ja ma arvan, see kõik kokku, mõlemad pooled on lihtsalt hästi madala enesehinnangu või sellise madala väärsustunne probleem. Ja see on nüüd jälle see koht, kui sa natukene tunned ennast ära, enda väärsustundega saab tegeleda ja peab tegelema selleks, et mul see kurjus ja pahatahtlikkus ei peaks nii-öelda kaitsemehhanismina välja tulema. Et ma ikkagi endiselt arvan, et vaba inimene on tegelikult nagu tore inimene. Ja siis on nagu nii-öelda, kus see inimene välja langeb, on ikkagi, kui me räägime sellest igavusest, siis ma arvan, et ma selle igavuse võtaks kokku sellise sõnaga, et see on ühenduse puudumine. Et mul ei ole nagu, ma ei saa aru, mis asi see on, mis see mõte sellel on, eks ju, siis on sama see nagu oma mõjutaju puudumine, et minust ei sõltu ju midagi ja siin on nagu, et kuidas see väljendub, et kui näiteks juhid räägivad nendest, no need seal, eks ju, või siis on hästi niisugune populaarne sõna, mida ma selles kiires maailmas kuulen, ma ei jõua mõelda, siis tihtipeale neil inimestel on nagu ongi see, et nad on kiiruses, aga neil ei ole ka seda mõtlemise struktureeritust, et millisel kujul ma nagu toetan enda seda mõtlemist, mis tähendab, ma olen jälle jõuetu, eks. Ja siis on ikkagi nagu on, mis on, et meil on massiliselt seda üksi jäämist. Ma arvan, õpetajad ja juhid on hirmus üksi. Õpilased on hirmus üksi, ehk need keegi ei tunne või kuidagi nagu seda märkamatust on meil hästi palju. Ja mulle, vähemalt minu kogemuse järgi, ma arvan, kõige kiirem viis abistada tegelikult mingisuguseid selliseid keerulisi stressirohkeid süsteeme on luua rohkem suhteid inimeste vahel ja Eestis peab seda vahendama, seda peab toetama, sest me ei hakka üksteisega rääkima. Me lihtsalt ei ole meil loomuses, et me hakkaksime üksteisega rääkima. Inimesed ei oska üksteisega rääkida, noored ei oska üldse enam üksteisega rääkida ja seda peab toetama ja nagu nii-öelda soodustama ja sellist nagu toredat koosolemist looma. Ja see on eraldi oskus, mida minu meelest on võimalik õppida, et kuidas seda fassiliteerida. Aga jah, seda üldiselt nagu nii-öelda inimesed kukuvad süsteemidest välja, kui neil on paha, neil on igav ja nad ei usu enam, mis tähendab, et neil ei ole liimi, mis neid hoiaks seal. Ja seetõttu ongi, et kui, ja ma arvan, sellepärast on nagu õpilased, ma jäängi haigeks, ma ei taha sinna minna, sest see kõik on nagu mõttetu, see toimub mingi rügamine. Samamoodi on ju nii-öelda täiskasvanud inimesena või õppina on täpselt sama asi, et seetõttu nii-öelda see juhina ja õpetajana selle liimi juhtimine on vähemalt minu kontekst, minu vaatest on see, et kui ma sellega ei tegele, siis ma tegelen mingite muude probleemidega varsti ja kui ma tegelen liimiga, siis mul on hästi palju lihtsam. Aga ma tean, et selle liimi arusaamine ja liimiga tegelemine on osade arvates tundub mingisugune, ega nad tited siin ei ole, suured inimesed peavad hakkama saama. On küll tited, ütleme mina, selle enamus inimesed on tited, kõik kardavad, et nad ei meeldi. No vot, ja siis see viimane on see, miks inimesed kukuvad välja, on ikkagi see stress nende ogarate tulemuste pärast. Ehk nagu ei mõtestata läbi, mis on see nagu tulemus, mis kuidagi moodi innustaks, vaid need tulemused muutuvad lihtsalt asjadeks omaette.
Nad on nagu lihtsalt mingisugused mõõdikud, millest ei saada aru. Ja siin on jälle see, et nagu, kuidas hoida see inimene mängus on nagu, et kui on tunne, et need tulemused, mida me taga ajame, ei tööta, me ei saavuta neid. Kuidagimoodi on mingisugune arusaamatu kiirus, mingi jäikus, võib-olla nad pole üldse asjakohased, siis on vaja olla kriitiline nende tulemuste suhtes. Võib-olla peab neid teistmoodi mõtestama, teistmoodi põhjendama, teistmoodi tutvustama, teistmoodi sõnastama, võib-olla on ta valed, võib-olla on ta aegunud. Ja ma arvan, seal on vaja ja see on nagu samamoodi nagu minu töös on kogu aeg, et kui ma saan aru, et midagi ei tööta, siis sellisel juhul on see, et millest ma sain valesti aru, mida ma esitlesin valesti ja see on see, kus on nagu minu jaoks on nii-öelda see, et kui ma saan aru, et selles minu ruumis toimis mingisugune nagu mida ma ei oodanud, mingi selline mõju, siis ma saan oma süsteemi muuta. Aga mitte ma ei ole nii-öelda ohver, et nemad ei saa asjadest õigesti aru, sest mina ju rääkisin ühe korra. Eks see turundusmaailmas me teatavasti peame ühte infot rääkima 7 korda, aga lapsele peab piisama 1 korrast. Mina ütlen ja sina hüppad. Ja see on see, mis me nagu inimestega töös unustame ära, et tegelikult meil on oma mõtted ka ja ma ei kuule 1 korra. Tead, mul on vaja mitu korda öelda ja vahel on vaja teistmoodi öelda, sest ma ei saanud aru, mis sa lihtsalt ütlesid. Ja see ei tähenda, et ma loll olen. Ja selle me unustame vahel natuke liiga palju ära. Nii, ja mis siis need lahendused on ka siin kokkuvõtta juba räägitust, on ikkagi kogu minu töö, mina olen ka ainult tähendus, ma olen tähenduste coach, eks ju, sest kuna tähendused on probleemid, siis järelikult lahendus on tähenduste avardamises. Ja nii kaua, kui me arvame, et ma ei tea, kool, hariduse õppimine, töö, stabiilsus, mugavus, lihtsus, raskus on olemas mingisugused normeeritud tähendusega, siis sa oled lõksus, sa oled tupikus. Ja mida rohkem avardada nende tähendust, seda lihtsamaks nii-öelda selles kompleksses maailmas mängimine läheb. Ja see ei tähenda seda, et sul kaovad tähendused ära, vaid sul tekib valikuid juurde. Ja sel hetkel läheb nii-öelda see maailm läheb hästi palju värvilisemaks ja huvitavamaks ja see on ka selline paradoks, mis on ka ma seal loengusarjas räägin, et mida rohkem seda komplekssust tajuda, seda rohkem sa saad aru, et sa ei saa kõike kontrollida ja sellega automaatselt väheneb perfektsus ja kontrolli vajadus, sest sellisel hetkel sa hakkad nagu agentselt valima, mida ma saan nagu nii-öelda mõjutada ja ma saan aru ja ma olen huvitav, mõtlen, et ahah, see ka, ehk ma ei pea olema nagu lõpus valmis, täiuslik, kõik on nagu nii-öelda, eks ju, see kastis. Ja tihtipeale võiks öelda, et nii-öelda see tegele nagu tähendustega ehk saa aru, mis sa tajud, et probleem on, sest võib-olla see probleem ei ole see probleem, vaid probleem on see, et sa oled omistanud mingisugusele asjale mingi illusoorse ideaali, mis ei ole asjakohane. Ja ma arvan, et nagu minu praktikas, ma arvan, ma ei tea, julgelt üle poolte probleemide kaovad ära, sest küsimus on mingis nimetamises tegelikult, et tegelikult see reaalsus on okei, aga kuna ma elan mingit fantaasiat, siis ongi juba draama. Siis nii-öelda see too inimene mängu ehk nii-öelda muuda ennast inimeseks, haavatavaks, võimsaks inimeseks ja teine on salapärane tundmatu maailmaga haavatav võimas inimene ja sel hetkel te hakkate interakteeruma ehk te olete vastastik mõjus, te olete mingis suhtes, meeldite, ei meeldi, mõjutate, ei mõjuta, eks ole. Ja sel hetkel läheb see nii-öelda inimlikuks ruumiks. Siis minu jaoks on võib-olla siin mitu asja korraga on nii-öelda mina juhi või õpetajana, okei, ma olen selle koha pealt olen, eks ju, niisugune kuninganna. See ruum on minu ruum. Kui ma lähen sinna klassiruumi, kui mul on see tiim juhtida, siis antud hetkel on see minu organisatsioon, minu ülesanne ja minu huvi on sooritada see ülesanne ja viia edukalt see läbi. Ja nende ühesõnaga, mis tähendab, et ja see kõik toimub siin ja praegu. Selles ei saa ühtegi asja eeldada. Need inimesed on vaja sinna ruumi tuua. Mul on vaja nad käivitada. See ülesanne peab saama selgeks, seal peab olema piisavalt liimi oma vahel ja ma kasutan seda, mis mul on. Ehk mul ei ole teistsugust aega, mul ei ole teistsugust hulka, kui mul on 200 osalejat või mul on 2 osalejat. Ma kohanen vastavalt sellele, aga see, et ma istun ja undan, et neid on liiga palju, ei vii mitte kuhugi. Mul on vaja see süsteem ehitada nii, et ma saaksin selle hulgaga töötada sellisel kujul. Mul on teatud vahendid, mul on teatud eesmärk, teatud ülesanne. Et ma ei tea, kui on aineõpe, siis see või kus iganes on hästi konkreetne projekt, siis meie eesmärk on õppida seda konkreetset ainet või sooritada see konkreetne töö.
aga seda teevad inimesed oma selle tohutu dünaamilise kaitsesüsteemide kõigega, mis tähendab, et see peab olema rahus, et me saaks üldse toimetada. nii et seetõttu minu jaoks ei vastandu see sisuline töö ja selle inimese nii-öelda selle sisuni viimine. Aga et see nii-öelda mina juhin seda konkreetset organisatsiooni, seda konkreetset rühma ja viin sinna, kuhu minu arvates on vaja meil siis jõuda. Ja mina leian seda, et nagu juhi ülesanne on see nagu aidata kaasa selle edu saavutamisele. Ja kui edu ei tule, see on küsimus ei ole, et edu, aga lihtsalt, et inimene jääks ellu, et ma ei tea, õpetamiskontekstis, et minu asi õpetajana on tagada, et ta lõpuks sooritaks selle asja lõpuni edukalt, sest see on see, millest sõltub tema eduvõime. Ja selleks on mul vaja luua süsteem, et ma saaks sekkuda piisavalt vara, kui tal on mingisugune takistus ja ma märkaksin piisavalt vara, sest liiga hiline sekkumine, ma ei saa aidata lõpuks enam. Ja see on see, kus sa kokkud ja komistad ja eksid kogu aeg ja õpid nagu seda varasemat sekkumist paremini tegema. Ma õpin süsteeme paremini ehitama, ma õpin paremini ülesandeid jagama, paremini treenima selleks. Ja see on see, miks pärast ma arvan, ma kunagi ei väsi sellest tööst, sest seal on kogu aeg midagi timmida. Et kogu aeg ma avastan mingisuguseid uusi asju, mida appikene ma pole selle peale tulnudki. Et ma kogu aeg nagu saan avastada, et kuidas seda inimest paremini võimaldada ja kuidas ennast ka paremini nii-öelda ellu jätta selles ruumis. Siis minu jaoks on ikkagi inimestega töötades see võib kõlada nii naljakalt siilile või siililegi selge asjana, aga ma pean kogu aeg meeles pidama ikkagi eelkõige töötan inimestega, mitte töövihikute või mingite süsteemidega. Ma pean olema nendega suhtes ja see ei tähenda seda, et ma olen mingis lõputus sõpruses või mingisuguses sellises suhtes, aga ma pean neid tundma, sest sellisel juhul ma saan kätte nende võimekuse. Ja kui ma tean, mis ressurss neil on, siis ma saan seda suunata paremini. Aga kui ma ei tunne neid, siis sellisel juhul nad on liiga võõrad ja sellisel juhul ma tihtipeale teen ebavajalikku tööd. Et seetõttu on see teatav suhe on nagu lihtsustab tööd lihtsalt ja siis loomulikult, kui on liiga palju suhet, siis see takistab ja see on jälle selline, aga siin on jälle, et see on kogu aeg, mina arvan seda, et sa õpid seda ainult eksides, et sa õpid seda nagu kogu aeg seda dünaamikat. Siis minu jaoks on nagu lähtekoht ja ma arvan, see on kõikide juhtide ja mõjud seisukohast on see, et ma pean aru saama, et mul on väga suur mõju. Kui mul on juhi või õpetaja või seda tüüpi roll, siis mul on võimendatud mõju, isegi kui ma ei taha seda, sest selle rolli nimi juba loob selle. Ja see tähendab seda, et mina võin olla probleem ja see automaatselt loob ka arusaama, et mina võin olla ka lahendus. Eks ole? Ja see on nüüd jälle kaasa, mis on selle juhi ja õpetaja positsiooni nagu vägi. Et ma saan sekkuda, ma saan teha midagi teisiti, mis vahel on juhitava positsioonis palju keerulisem. Ja siin on nüüd jälle see, kus on vaja nii-öelda oma enesekindlust kasvatada ja oma väärsustunnet kasvatada, et ahah, praegust läks pekki, proovime uuesti. Vabandan, katsetame uuesti, eks. Ja see on see, millega sa taaskord mudeldad inimlikkust minu meelest. See ei ole mitte nõrkus, vaid ma tegelikult nii-öelda olen kasvav ja arenev ja ka ise lahti rulluv inimene. Ja mulle tundub, et me võiksime seda mudeldada nagu palju-palju rohkem, mitte manipulatiivselt, vaid lihtsalt kandes oma rolle inimestena. Ja sel hetkel mulle tundub, et läheb olika otsuste tegemine natukene nagu lihtsamaks. Siis siin ma juba ütlesin, et see protsessi vaate juurutamine ja talumine on üks keeruline asi, et kui sa tuled süsteemist, kus on õige, vale, hea või halb, siis saada aru, mis asi see protsessi toetamine on väga-väga keeruline. Ja see on mul selles loengusarjas täiesti eraldi teema. See oli mul üks selline uuringu teema oma semiootika õpingute käigus, et mis see nii-öelda see protsessilisuse ja mitteprotsessilise süsteemi nagu Eestis on nad kaks süsteemi koos. Ja ma arvan, nad ei ole veel piisavalt selged, mis nad on ja seetõttu ma arvan, ei saa seda ka teha tegelikult. Et tegelikult ei saada aru, mis asi see protsessi toetamine tegelikult on ja kuidas protsess ja protsessi toetamine ja tulemused üldsegi kokku lähevad. Et kas nad vastanduvad, siis tihtipeale arvatakse seda, et see on nagu see vaba kasvatus. Et kuidagi see, et vaba kasvatusel ei ole raame ja ei ole tulemusi, mis on jama. Et tegelikult nagu see hea protsessi juhtimis on väga selge siht ja väga selged raamid selleks, et see protsess saaks toimuda. Aga see, kuidas me sinna sihini jõuame, ongi see kasvatav nagu nii-öelda, eks ju, see kasvatav protsess. Nii et ja mulle tundub, et seda tasuks nagu avastada, õppida ja teadvustada, et võib juhtuda, et ma ei saa sellest päris täpselt aru, mis see on ja seetõttu isegi kui ma tahan protsessi toetada, siis ma ei pane isegi tähele, kuidas ma ikkagi annan hindeid.
et ma tegelikult nagu ei oska ka nagu nii-öelda sõnades protsessile kaasa elada, sest ma oskangi ainult hindeid panna, sest ma olen ise kogenud ainult hindeid panevat nagu juhtimist vanemate poolt, teiste poolt. No istu tubli, eks ole, et nii-öelda see ja see on ka niisugune, mulle tundub, et tihtipeale seda ei teadvustata, kui keeruline see tegelikult on, kui nagu mitte omane see meil võib olla ja kui mitte tavaline see meil tegelikult on ja kui võõras ta on, isegi kui sellest juba aastakümneid räägitakse, meetodeid kasutatakse, aga et mikspärast need grupitöö meetodid ja protsessilised meetodid õpi kontekstis tihtipeale ei tööta ja miks õpilased ei armasta neid, on just see, et tegelikult neid ei juhita protsessidena, vaid need lõpuks on ikkagi hinnatavad nagu sooritatavad tehingud. nii, ja viimane on siis ikkagi see inimese mängus hoidmine sõltub ikkagi, mina arvan, sellest nagu pidevast endaga tööst. Ehk tegelikult see juhtimine, nagu öeldakse seda, et ma arvan, valdav osa juhi probleemi on juhi psüühikas kinni ja juhi psüühika sisaldab tähenduste ruumi. Ja seetõttu nii-öelda, et kui ma ennast ise juhi ja õpetaja ja mõjutajana lahti ei rulli, ei saa aru, millised minu enda teemonid on, millised minu piiravad uskumused on, mida ma kardan, siis sellisel juhul need juhivad. Nii, et ma ei saa isegi aru. Ma võin oma arust teha väga-väga hästi, aga siis see järsku see mürk tuleb välja. Ehk seetõttu see nii-öelda paremaks suhtlejaks saamine ja mina arvan, et teiste tundmine käib ainult enda parema tundmise kaudu. Ja sellega nagu tekib see arusaam, et kui erinevad me oleme ja siis tekib see empaatia, huvi, osavõtlikkus ja selle erinevuse talumine muutub paremaks. Ja see nagu kõige lihtsam viis on avastada seda mina inimese tohutult kakofoonilist paljust maailma. Ja selle tulemusena saadki paremaks suhtlejaks, sa loed olukordi mitmekesisemalt ja juhid ennast ja teisi paremini ehk juhid seda ruumi energiat tegelikult paremini. Ja sellega nagu hakkad tajuma seda, et milline jõud sul tegelikult on ja milline mõju sul on. Ja kui meeletult vastastik mõjus kõik oleme ja kui palju me kõik tahame pai saada, hoolimist saada, armastust saada, huvi nagu tunnet, et ma olen väärtuslik, oluline ja kuidas nende tunnete andmine võimaldab. Aga selleks ma pean ise tajuma seda, kuidas mina seda saan ja see ei ole iseenesestmõistetav. Sest tegelikult see hea olemine vajab hästi palju julgust ja seetõttu, nagu ma ütlesin, et see kurjus, pahatahtlikkus, kriitilisus võib tunduda hästi professionaalne, aga see on ka ilgelt arg. Ehk tegelikult ma arvan, et see praeguses keerulises maailmas see andestamise, toetamise, hoidmise, armastamise, hea olemise nagu jõud on palju suurem julgustükk, sest see on palju nagu see võtab teistsugust energiat ja see on hästi intiimne, ta on hästi haavatav, ta on palju ausam ja see ongi see koht, kus ma pean olema nii kindel, et ma olen okei. Et kui ma annan sulle headust, siis ma ei jää enda headusest ilma. Ja see on nagu see, kus koha peal nad nii-öelda taaskord käivad nagu spiraalis koos. Et mitte küsimus ei ole andmises, saamises, vaid lihtsalt see tunne, et hea olemisega ei jää mina ilma, on see, mis annab meile nii-öelda selle selgroo tunde. Ja siin võib-olla nagu kõige viimase mõttena, et millest ma alati lähtun ja mida ma näen seda, et nagu väga sageli ei räägita ega inimesed ei lähtu, on see, et minu lähtekoht inimestega töös on see, et eelkõige nad kardavad. Ehk kui ma lähen võõrasse olukorda, siis see on võõras olukord. Võõras olukord on hirmutav olukord. Absoluutselt kõikide inimeste jaoks, ükskõik kui kogenud nad on. Ehk küsimus on, ma pean selle turvatunde kõigepealt nagu ehitama endale. Ehk nad kardavad, nad on suured, väiksed korraga, nad on lapsed, täiskasvanud korraga. Inimestel hästi paljud on ärevusharjumus, väga paljudel on rühmas olemise ja teiste ees rääkimise nagu tegevus keeruline. Minu kontekstis on võimatu, et nad seda ei teeks, mis tähendab, et ma aitan nad sinna ja nad saavad päriselt eduelamuse. Neil ei pruugi olla üldse häid õpetamise, juhtimise, teistega koos töötamise kogemusi. Väga paljudel ei oleks seda, eks ju. Samamoodi on see, et neid on väga palju rohkem, kui nad ise või mina teame. Minu kogemusi järg kõik inimesed tahavad ja huvituvad. Isegi kui nad on harjunud seda mitte tegema, kui sa oled käivitad, siis lõpuks nad ikkagi huvituvad. Ja minu töö on aidata nad edusse ja minu asi on teha see sisu, mida ma kannan relevantseks ja ligipääsetavaks nii hästi, kui ma oskan ja ma saan seda kogu aeg timmida. Ja ma arvan, et see pakett, see slaid on tegelikult see, mis nagu toidab ja hoiab haprana
iga nagu ja respekteerivana iga minu nagu ruumi minemise olukorra, sest juhina paratamatult olema hirmutav, absoluutselt alati. Ja teine inimene pelgab ja täpselt samamoodi mina pelgan, mis tähendab, me peame looma suhte, et me mõlemad saaksime turvaliselt tunda, et meil saaks mõlemal tore olla, sest alles siis me saame looma hakata. Vastasel korral me oleme kaitses mõlemad. Nii et seetõttu on see inimese hapruse ja võimekuse nagu tajumine või teadvustamine, mulle tundub see nagu üks ja ainus asi, millest nagu lähtuma hakata, sõltumata vanusest või kogemusest või rollist, kus inimene on. No vot, ja jõudsimegi siis täna siin selline jutt kukkus välja, et kui võtta see kokku, siis on üks selline tore mõte minu jaoks, ehk meie tähtsaim võime on mõjutada enda ja teiste käitumist. Ja me teeme seda absoluutselt alati. Ehk kui me oleme kellegagi koos, me oleme suhtes, siis me tegelikult kogu aeg vahetame mingisugust infot. Otsa vaatamine on info, otsa mitte vaatamine on info ja juba see teine järeldab sellest midagi. Kui ma olen ebakindel ja ta mulle otsa ei vaata, siis hästi lihtne otsustada, ma ei meeldi sulle. Kuigi sina isegi ei märganud, et ma olemas olen. Nii et seetõttu me kogu aeg oleme sellises mõjumisruumis, siin ei ole mitte midagi, siin ei ole võimalik perfektne olla, siin ei ole midagi, ma saan anda lihtsalt parima endast ja ma saan olla kriitiline selles osas, et ma ei loeks valesid asju üle, mida ma nagunii teen ja siis ma kogu aeg loen neid uuesti, et ma see tähendustamise ruum oleks võimalikult mitmekesine. Vaat see on see, ma arvan, see on see tänane nagu mingisugune baaslugu sellest, kuidas ma näen seda juhtimise ja õpetamise nagu seda baasi ehk mis seal all on, mida me saame siis hakata tuttide ja viledega kaunistama erinevate meetodide ja asjadega, aga see on see, mis see vundament on, kus see minu arvates kõik algab ja kui selle vundamendiga tegeleda, siis need tutid ja viled ongi valikute küsimus, aga see baas saab olla piisavalt tugev, et sinna otsa saaks ehitama hakata üleüldsegi. Ja kui sind see kuidagimoodi kõnetas või tahaks seda veel rohkem mõtiskleda või see kuidagimoodi tundub, et võiks toetada sul lahti mõelda seda, mis sa teed või sinu ruumi, siis ma kutsun sind ikkagi sinna inimese võimaldamise loengusarjale, mis on siis, ongi nendele mõjutajatele, teadlikele mõjutajate vaatenurgast. Ehk ongi siis juhid, õpetajad, kõik võimalikud inimeste mõjutajad, kus ma siis aga seal ma räägin konkreetselt oma mudeleid lahti ja siis, et kuidas see rakendub selles päris praktikas. Ja see toimub sel sügisel, alustan juba siin septembri lõpus. Teen vähemalt 12 loengut, mul on hulk teemasid, mis ma tahaksin läbi käsitleda ja need ei ole selles mõttes ajastatult, et ma iga nädala alguses saadan ühe loengu, mida sa saad vaadata omas tempos, nii mitu korda sinule sobivates lõikudes. Et lihtsalt, et oleks seda sellist nagu mõttetuge ja mina saaksin lahti rääkida need asjad ka, kuna mina ju kaevan rääkides endas, eks ole, et seda mõtestada. Ja selles eesmärk ongi, et ma arvan, et see ikkagi on mõeldud inimestele, kellel lähevad inimesed korda ja kes on tihtipeale ikkagi ise kirglikud, tundlikud, haprad juhtide või õpetajatena. Ehk see ja kellel läheb teine inimene korda, aga tänu sellele nad on ka nagu haprad või sellised nõrgakesed. Ja see on see, millele ma tahan nagu tuge anda, et sinu see haprus saaks toimida tugevusena ja sul jätkuks jõudu siis hoolida, on see, millesse mina tahan alati panustada. Nii et kui sul on huvi liituda, siis ma saadan info meili peale ka, aga minu veebilehelt saab samuti seda infot, et kuidas saaks liituda. Igal juhul tere tulemast kõigile, et see inimese võimaldamine, õppimise võimaldamine ja see perspektiiv võiks olla ikkagi palju tavalisem, mis mulle vahel tundub, et ei ole piisavalt tavaline veel. Ja siin lõpuks ma tahan öelda sulle lihtsalt julge olla hea enda suhtes ja teise suhtes, et julge sellist radikaalset sammu teha, et olla hea. Suur aitäh kuulamast täna ja kui sul tekib mõtteid, tagasisidet, peegeldust, küsimusi, siis kirjuta mulle julgelt, et mind väga huvitab, mis mõtteid see tekitas ja jah, et mis sinu kogemus on. Suur aitäh ja kohtumiseni.